12. märtsil avati Tartu Kunstimuuseumis rahvusvaheline näitus Noorus kui elustiil, mis on ajendatud 2014. aastal elavnenud diskussioonist Eesti avalikkuses, mille käigus püüti defineerida ning mõista Y-generatsiooniks nimetatud põlvkonda, kes on sündinud aastatel 1980 kuni 2000. Tegemist on näitusega pealkirjaga Noorus kui elustiil ja see näitus siis käsitlebki noorust sellise ellusuhtumisena, mitte vanusena, mitte põlvkonnana, vaid just läbi ellusuhtumise. Näitus tõstatab mitmeid küsimusi, millele väljapanekul külastamine mõtlema paneb. Üks küsimustest on see, et mis juhtub siis, kui mitte keegi ei taha enam millegi eest vastutada, sellepärast et tegelikult tänapäeval me näeme, et inimesed tahavad vastutust endalt eemale lükata. Nad ei taha pikaajalisi kohustusi, nad ei taha näiteks varakult abielluda või võtta majalaene või jääda ühte kohta paikseks. Et siis me küsimegi, et kuhu see võib meid viia. Aga teine küsimus on näiteks see, et kas selline miksimine vabalt erinevate elementide kombineerimine ilma ajaloole mõtlemata viib meid uute tulemusteni või hoopis võib-olla traditsioonide hääbumiseni. Kunstnik Jüri Ojaver usub, et nooruslik hing on väga tähtsal kohal. Mul on hästi palju, kuna ma aeg-ajalt õpetan EKAs ehk siis Kunstiakadeemias, ja mul on väga palju noori sõpru. Minu jaoks ei ole noorus kui elustiil, minu jaoks on noorus kui hinges sugulus, tähendab see nooruslik hing tegelikult on midagi enamat kui elustiil. Näitus on veel avatud pikka aega ning kõik huvilised saavad peale kunsti nautida ka kontserte. Näitusega kaasneb ka kontsertprogramm, toimub siis 4 kontserti neljapäeva õhtutel. Esimene kontsert on juba 26. märtsil, kus esineb meister Jaan ja viimane kontsert toimub Muuseumiööl, mis on 16. mail, kuhu tuleb esinema Poola kunstnik Ada Karczmarczyk. Nii et olete väga teretulnud.